jutuajamine läks? Hästi. Millest rääkisite? Rääkisime sellest, et kas meil võiks olla siis kokkuleppe kohti. Kas võiks? Ikka. Ja millised need põhilised teemad, mis laua peal siis olid? Et mis on teie punased jooned, mis on Jüri Ratas? See on juba konkreetselt koalitsiooni läbirääkimiste teema, et praegu me rääkisime rohkem üldisemalt, kuivõrd Jüri Ratas läheb oma juhatusse küsima siis mandaati sellele meie kutsele, mis me täna esitasime ja tal olid lihtsalt mõningad täpsustused, mõningad küsimused selles osas, et kui kindel see tahe on ja Jüri Ratas tõi välja konkreetselt maksuküsimused, et nemad ei ole nõus teie pakutud maksuprogrammiga, et siis tõsta näiteks maksuvaba miinimumi 500 euro. Sellele maksuplaanile oleme me saanud valijatelt väga suure mandaadi ja see on see positsioon, millest me lähtume, et kõik muud teemad, see ongi koalitsiooni läbirääkimiste teema, nii et milles me hakkame läbi rääkima, et see praegu me veel ju ei räägi läbi, aga see on nüüd küll küsimus, millest me ei saa taganeda. Jüri Ratas ei ole täna kõige õnnelikumalt reageerinud teie ettepanekule teha valitsust, on rääkinud siin usaldamatusest ja sellistest kahtlustest, et mis tunde see teis on tekitanud? See on tekitanud küsimusi, et miks nii, sest et meie soov on tõesti siiras, aga ma tunnistan ja seda selgitles mulle ka Jüri Ratas, et kuivõrd meil mõlemal erakonnal on pikk ajalugu, siis see usaldamatus võib-olla tuleb sellest ajaloost ja sellega me peame lihtsalt hakkama saama. Miks sotsid ja Isamaa kõrvale ei eelistada Keskerakonda? Seal on palju põhjuseid, aga ma tooks välja 2 suurt. Üks on see, et me kindlasti esindame kahekesi kõige suuremat valijaskonda, täiendame teineteist ja teiseks on see, et kahekesi me saaksime pakkuda stabiilsemat valitsust Eesti riigile, et teha Eesti jaoks olulisi küsimusi lahendada. Kui heaks ja õigeks otsuseks teie meelest teie valija peab koalitsiooni Keskerakonnaga? On neid valijaid, kes ütlesid, et mitte mingil juhul Isamaa ja sotsidega, on neid valijaid, kes ütlesid mitte mingil juhul Keskerakonnaga. Paraku reaalsus on see, et me ei võtnud absoluutset häälte enamus, see tähendab, et me peame kellegiga tegema seda koostööd ja mis tahes otsuse sa teed, keegi ei ole ikka õnnelik, nii et sellega tuleb lihtsalt leppida. Mis nüüd edasi saab, kas ootate reedeni siis Keskerakonna järgi? Jah, Keskerakonna juhatus pidi olema siis reede hommikul, meie oleme omapoolse kutse teinud ja ootame sellele vastust ja siis hakkame edasi minema. Kuivõrd tõsiselt te võtate seda nüüd, et päevajooksul ikkagi käidi välja neid erinevaid variante, et võiks ka teistsuguseid koalitsioone teha ja tekitada. Et mis mulje teil kohtumisel jäi Jüri Ratasest? Et saab teda selles mõttes usaldada, et ta ei mängi nagu topeltmängu. Jüri Ratas kinnitas mulle, et tema ei mängi topeltmängu. Teie ka ei mängi? Ei, meie ka ei mängi. Ei, mina ei mängi ka. Jah.